Tere, kallid naised! Tänasel ja võib-olla möödunud 8. märtsi päeval mõned inimesed ei julge soovida naistele hääd naistepäeva, sest kardavad, et tegemist on mingi punase asjaga. Aga veri on ju ka punane ja me ometi seda ei karda. Ja sellepärast ma julgen öelda, et olgu selle päeva ürgse olemusega, mis iganes on, aga mulle meeldib, et see on see päev, kui me mehed kuidagi märkame, et on olemas see teine pool ja et see teine pool tassib vahel väga raskeid kotte poest koju ja venitab tolmuimejat mööda korterit ja siis me korraga märkame seda ja minu arvates on see hästi tore, et vähemalt aastas korragi me mehed märkame seda. Nii nagu meie Urmasega saime aru, et tegelikult sellel päeval tahaksime olla kõik teiega koos. Teha teile kalli, öelda teile, olge tublid, olge armsad ja pidage seda rasket naise rolli kuidagi moodi vastu. Sest mehed küll on selleks, et teie elu ilusamaks muuta, aga samas ka raskemaks. Sest et kui meid ei oleks, siis oleks teil ju liiga lihtne. Aga raskuste ületamine annabki teile jõudu. Ja sellele juurde lisaks tahaks veel öelda seda, et me kestame teiega usaldustelefoni naised ja usaldustelefoni mehed ka. Me kestame ka 2011. aastal. Jah, meile anti väikene eelarve. Jah, tõepoolest mitte seda, mida me küsisime ja mida kallimaks läheb elu, seda vähem meile antakse raha, aga meie elame ikkagi edasi. Me peame vastu, sest me oleme harjunud vastu pidama. Ja kui meie vastu ei peaks, milline siis elu oleks Eestis? Kehva. Sellepärast, et sõbra õlg, mõistva inimese toetus ja need öötunnid, mida me oma mures olevate inimestega veedame, need annavad Eesti riigis selles õnnelikus kapitalistlikus maailmas inimestele elamisväärse dimensiooni. Need muudavad selle väikese armsa Eestimaa ikkagi elamisväärseks. Ja isegi siis, kui sa oled läinud Indoneesiasse kalkuneid kitkuma, võid sa helistada varsti Skype'i kaudu Eestisse ja kurta oma rõõmu ja rääkida oma pisikesest murest. Nii et ükskõik, kuhu keegi ei sattu, peaks jääma talle võimalus oma kodumaaga emakeeles oma elust rääkida. See on meie tulevik. Usaldustelefon üle maailma eesti keeles ja tänu nendele naistele, kes on igal pool Eestimaa väikestes külades, linnades valmis oma hingejõudu teistega jagama. Ma soovin teile südamest tugevat vastupidamist ja rõõmsat meelt sellel ilusal, kuid raskel tööl. Olge tublid naised ja kaasa arvatud mehed. Nii et olge tublid.